Janno Põldmaa. See tulemise plaan võiks olla niimoodi, et võtaks selle voodi ära ja paneks nagu kaamera oleks voodi koha pealt. Pane see lõppasend, pane Oskar ja Lotte sinna seisma ka. Janno Põldmaa on meie joonisfilmis rõõmu ja headuse kastekann. Muud kui valab. Pealegi Ernits oskab ju paganama hästi koeri joonistada. Koos Eiki Ernitsaga on nad andnud eestlastele ja lätlastele ja kogu maailmale Lotte ja näidanud, et film võib olla soe ja pöörase fantaasiaga ning täis pinget ilma, et keegi oleks jube kuri. Aslati, klent selga, üksid jalga. Kurioosne näide leiutate küll Lotte tegemisest. Meile soovitati, et me ei näitaks, kuidas Lotte ema teeb pliidi taga süüa, kuna tänapäeva Euroopa ei mõista seda. See on naise ahistav. Tere hommikust. Tollest asja oli veel. No, me võtsime selle teadmiseks ja läksime ikka oma teed edasi. Kui kõik inimesed vaataksid vaid Lotte filme, lepatriinude jõule, käiksid kontsertil ja sööksid porgandipirukat, oleks maailm palju ilusam koht. Piknik ilma koogita on nagu Picasso ilma kubismita. Kui Põldmaa 73. aastal Tallinn filmi läks, oli ta operaatori assistent, siis operaator. Ta on üles filminud paljud Priit Pärna filmid, aga ka sellise filmi nagu Suur tõll. See pilt, kui tõllul on pea maha löödud ja kaelast voolab verd, ei kao ühegi lapse mälust, kes seda nägema juhtus. Ja ilmselt oli sel ka oma mõju Põldmale. Tema esimene film Vennad ja õed on kõike muud kui Lotte. Kõik on mustvalge, midagi ei räägita. Tegelased on kui kurjast vaimust vaevatud. Juhtuvad vastikud asjad. Õpetaja on nii kuri, et sikutab lapsel kõrva peast. Elu põhiväärtustega on Põldmaa oma filmides alati tegelenud ja otsinud armastuse võimalikkust. Ja muidugi on Põldmaa koos Priit Pärnaga loonud filmi näitamise 100. sünnipäevaks vaimustava joonisfilmi 1895. Cinematograaf. Ka on Põldmaa kirjutanud ühe parima lastefilmi stsenaariumi Lammas all paremas nurgas. Lisaks näidendeid ja lasteraamatuid. Suvehommik Setumaal, tundmatu autor 1918. Oi, lammas!